Rotermanni kvartal ja kogu see arendus on kindlasti Eesti kõige põnevam ja kõige tänapäevasem keskkond, mis üldse võib ette kujutada. Kogu selle kvartali selline areng, nagu ta täna on äärmiselt positiivne. See viib meid kindlasti 21. sajandisse. Meie kavandasime selle kvartali sellisena sellepärast, et see oleks lindlikult tihe. Sellepärast jaotasime ka algselt kavandatud ühe suure mahu 4 erinevaks hooneks, ja mille vahelt siis tänavad läbi lähevad. Tänavad tõusevad majade vahel teisele korrusele, siis kaubanduskeskuse katusele, et omakorda sealt saaks majadesse sisse. See peaks siis genereerima sellist linnalist tihedust. Ja seda tihedust omakorda peaks tekitama ka see, et need kõik 4 maja on eriilmelised. Kui üldiselt planeeringuliselt sai see kvartal jagatud nagu 4 osaks, siis oli mõte, et arhitektuurselt see peaks kuidagi väljenduma kaugemal ka kui lihtsalt selles planeeringumahtude jaotuses. Ja siis sealt edasi me nagu tegelesime nende 4 maja erisustega, et ta moodustaks ühtse arhitektuurse süsteemi, aga samas nagu looks sellise emotsiooni, et need majad on ikkagi erinevad. Selleks, et inimene tahaks linnas elada, peab see hoone arhitektuur olema elamisväärne. Sellepärast peavad tekkima sinna terrassid katustele, majad peavad olema igaüks oma mingi selge imidžiga. Ta peab olema atraktiivne ja mugav elada. Kõrvalteemana on veel see, et materiaalselt nagu oleks mitmekesisem kui selline platooniline klaasarhitektuur, et oleks tektooniliselt nagu läbi töötatud ja et see oleks sellist vanapärast raskust ka. Majad on võimalik vaadata kui teatridekoratsiooni moodsale elule, mis siis kätkeb ennast elamist, äri, avalikku ruumi, mis sinna nende majale vahele tekib. Detailid kui sellised ise tulevad nagu kogu sellest tööstusmaastiku miljööst, mis meil siin ümber on. Miks nagu tellist üldse kasutada või miks kasutada tsingitud metalli või miks on sellised rõdupiirded, mis võib-olla meenutavad hoopis mingisugust väga vana tehnika entsüklopeedia vasegravüüri mingist imemasinast, et see kõik on nagu seotud selle koha enda vaimu ja koha enda sellise ajastu ja tundega. Meile arhitektidena on alati nagu huvi pakkunud minna raskema vastupanu teed, pigem mitte lapata kataloogi, kui et siis ise midagi välja mõelda. Et Eesti on selline tore koht, et kus on võimalik minna tehasesse, uurida, et kuidas seal midagi tehakse ja siis seda valmistoote valmimist natukene muuta ja saada täiesti oma asi. Aseris valmistatakse käsitsi telliseid. Käsitsi tehtud tellistel on väga lihtne nagu ise vormi anda, siis me saime oranžimaja tellise, mis on väikse trikiga. Samas uurisime seda, et kuidas nagu selliseid reatelliseid toodetakse, mis on põhimõtteliselt tellise printimine. Et seda protsessi uurides, et tekkis meil idee, et me võiksime nagu selle printeri uue valmistada ise. Et siis me saime Mustamaja tellised, mis on täpselt samamoodi unikaalsed. Võib-olla selle ruumi funktsionaalsus lihtsalt oli üks külg, mida siin žürii leidis, et see oleks võinud olla võib-olla veel parem, et seda nagu hiile täppi saada. Ja teine küsimus oli ka siseruum, mis siis sinna tekkis, et kas see siseruumi selline löövus, et kas see on nagu sama tugev kui tema välisruum.